Oh, hey! Hello! Come to Australia! Thank you. Have a nice one. Bye. Ma vist leidsin täpselt selle korteri, mida ma olen otsinud. Ma lähengi praegu nüüd vaatama seda. Korter on täpselt kesklinnas. Seal on mingi kokku 5 inimest elaksid kokku sees. Hind on ülimalt hea lõpuks ometi on täpselt hind, täpselt see, mida ma tahan. Ja mis on nagu põhiline minu jaoks on see, et ta on nagu kesklinnas. Mulle meeldib see, et on kesklinnas. Ma ei taha olla linnas kaugel, kuna ma tahan olla oma töökohal väga ligidal. Nii et ma arvan, et see on väga hea. See on see hoone, kus ma lähen nüüd vaatama praegu korterit. Norman! Hey, I'm right up front. I'm here to look at the apartment. Okay, cool, awesome. Okei, ei oskagi midagi öelda, selles suhtes nagu ikka piltide pealt näeb jälle 2 korda parem välja, aga noh, ta oli normaalne selles suhtes, ma hea meelega isegi jääks sinna tegelikult, kui ma ei leia paremat kohta, aga kuna sisse saab kolida alles 14. november, siis see on 2 nädala pärast. Ja see tähendab, et 2 nädalat on mul aega leida parem koht või siis ma loodangi, et ma leian parema koha. Aga jah, ma ei tea. Inimesed olid normaalsed, koht ise asukoha poolest on nagu jumal ideaalne ja põhimõtteliselt võiks isegi sisse olida sinna. Aga praegu ma lähen nüüd vaatan ühte jalgratast, mida ma võib-olla tahan osta, sest nende trammidega on jube kallis liikuda, pluss lihtsalt oota neid ja ma tahaks natukene liikumisvabadust, aga mul ei ole piisavalt raha, et osta autot. Nii et jah. Aga ma ei tea, kas keegi teist pani tähele ka, et ma olin sees umbes 10 minti, 15 minti maksimum ja enne oli, tänav oli kuiv ja praegu ma tulin välja nagu mingi vihma oleks sadanud terve päev. Vaata, mis juhtus vahepeal, et täiesti uskumatu ilm on siin Melbourne'is, et kindlasti Melbourne ei ole ilma poolest kõige parem, mis Austraalial pakkuda on, et selle poolest on küll käivad mõtted peast läbi, et võib-olla peaks teise linna minema, kus on soojem, kus on lahedam ja nii edasi, et Sydney on üks valik, seal pidi olema tunduvalt soojem ja parem ilm. Okei, käisin vaatamas seda ratast ja räigelt mõnus sõita sellega põhimõtteliselt niimoodi, et sul on siuke nupp, kus sa vajutad peale ja siis ratas ise liigub edasi, nagu sa ei pea mitte midagi tegema. Ja teine valik on see, et sa väntad ja siis põhimõtteliselt sa vaevu üldse väntad midagi ja ratas paneb täie laksuga edasi lihtsalt üli nagu normaalne. Et sellise oleks nagu linnast ja maakohtades, mis iganes liikuda linna ja neid vahemaid 10 kilomeetrit, mis iganes oleks väga lebo nagu, just sellepärast ma nagu tahtsin just seda mootoriga ratast. Aga jah, ma ei ole veel kindel, kas ma ostan selle ära, ma tunnen, et see on ikka natuke kallis, nagu ma tahaks seda räigelt, aga käia mingi 8 sotti praegu välja on nagu liiga riskantne. No nii, minu esimene teepäev. Vau! Tõsiselt, mida pekki lihtsalt. Te ei kujuta ette, ma olen täiesti sõnatu lihtsalt omadega ausalt, see nagu inimesed, kes seal firmas töötavad, nagu mida pekki täiesti, see on nagu oh my god, täiesti uskumatu. Seal lähed lihtsalt hommikul sinna sisse nagu kontorisse, seal on mingi täielik mingisugune ma isegi ei oska öelda, tõmmatakse lihtsalt niimoodi sulle energiatase, tujud üles, ma ei kujuta ette, kuidas nad seda teevad, ma ei saa aru sellest. Aga lihtsalt, ma läksin sisse, ma olin täiesti väsinud, ma olin jõhkralt väsinud sellest, et ma passisin mingi tund aega, sõitsin lihtsalt reaalselt trammiga, et saada oma elukohast 4 kilomeetrit eemale siia kontorisse, tund aega. Ma olin täiesti nagu, mida veklis, mul ei olnud üldse tuju. Ma läksin kontorisse 20 minutit ja ma olin nagu mida pekki lihtsalt ausalt. Oh my god lihtsalt ausalt. Oh my god. Mul on siiamaani see nagu pamp on üleval lihtsalt. Sellist asja sa ei näe Eestis ausalt. Sa ei näe sellist asja Eestis. What?
aga ega töö iseloomu poolest on tegelikult ikkagi räigelt raske. Põhimõtteliselt hakkad inimestele uste peale koputama, mitte keegi neist, mitte ükski inimene ei taha sinuga rääkida. Ma ei kujuta ette, kuidas mul siin minema hakkab, ma aiman, et väga sitasti, ma ei tea, aga mul on tahet ja mul on lootust ja ma olen motiveeritud selles suhtes, et aga jah, miks ma ukse sisse lähen, sest muidu ma ei saa lifti minna, siin on liftid, on ka security code, siin ma pean ikkagi helistama vale number. Nii et ma pean ikkagi helistama talle, et see oleks lifti sisse, liftil on oma security code. I'm filming you, bro. Thanks, mate. Jep. Põhimõtteliselt kaameraga näeb neid värgi. Ja siis lasen sisse ja siis ma saan siit ukse sisse. Aga kui tulen niisama uksest, siis ma saan lifti sisse. Ja põhimõtteliselt saad ainult oma korrusele, sa ei saa ühele korrusele minna. Üliturvaline koht. Okei, täna on teine päev, me lõpetasime just töö ära ja ma olen nüüd kuttidega siin bussis ja oma õlu ja värki, väike celebration. Aga ma õpetasin nendele sõna, nad rääkisid, et kui muidu on air conditioning on nagu AC, nemad ütlevad BD. Ma olin nagu, et BD in Estonian is like BD, it's like BD. Crazy people. Now you gotta say this story. Hallo. Täna on praegu nüüd 4. november, kell on 20:20 ja ma just praegu lõpetasin oma esimese tööpäeva, kus ma reaalselt olin üksinda, koputasin uste peal üksinda, rääkisin klientidega üksinda ja oh my god, lihtsalt ei kujuta ette. See töö on lihtsalt jõhkralt raske, see töö on räigelt raske. Lihtsalt täna oli 27 kraadi sooja ja vaadake, mul oli see kaasas, selle viskasin põõsasse peitu. Ja siis mul oli see ja siis mul olid need teksapüksid, 27 kraadi teksapüksid. Ei ole hea mõte. Ja jah, põhimõtteliselt oli niimoodi, et ma lihtsalt hommikul lähed kontorisse, pannakse siuke motivatsioonilakse peale, see on täiesti jõhker lihtsalt. Ma pean üks päev filmima seda, sellepärast, et see on tõesti, see on lihtsalt vapustav, see on nagu wow. Ja siis igal juhul pärast seda põhimõtteliselt kell 12 on umbes kell, lähete sööma ja peale söömist lähete uste peale koputama. Täna ma olin mingi tund aega, sõitsime reaalselt sinna äärelinna, kus olid minu uksed, siis minu tsoon. Ja oh my god, kui raske, sa ei teagi põhimõtteliselt toote kohta mitte midagi, ma olen 2 päeva varem üldse olnud siin ja vaadanud pead, mida teised teevad. Ma ei tea toote kohta väga palju midagi. Ja sa üritad müüa neid seda, teed ukse peale, et hey, my name is Keir, I'm from Simply, I'm here because power increase, whatever. Ja siis põhimõtteliselt, I'm here to bring your power race back down again. Siis nad on nagu, what? Power? Bye. No, don't want. I have solar. Oh, that is fantastic. You have solar, awesome. So the reason I'm here, ja siis hakkad uuesti. Jõhker, see on nii keeruline lihtsalt. Ma olin päeva lõpus, lihtsalt ma olin täiesti ära põlenud, ma olin joomata väga, okei, natukene ei joonud ka, kuna mõni tore inimene tõi mulle vett. Ma olin põhimõtteliselt joomata igal juhul ikkagi. Ja jalad, kõik asjad valutavad lihtsalt sellepärast, ma ei tea, pastad on kuidagi ebamugavad täna. Ja siis kõik saadavad sind pikalt lihtsalt. Ja sa lihtsalt üritad midagi müüa ja proovid olla positiivne. Aga ei, siis mul lõpuks tehti üks jõhker motivatsiooni kõne, ma pidid pisarad tulema, tüüp oli nii hästi lihtsalt. Ja siis ma läksin Taie Poweriga lihtsalt viimane tund. Inimesed hakkasid koju tulema, siis on nagu game time, see on parim aeg teha müüki, kui inimesed tulevad töölt. Sest nemad nagu viitsivad sind kuulata. Sest need, kes on päev läbi kodus, iga päev tegelevad nendega, nemad ei viitsi kuulata sind. Et ja siis sain lõpuks oma esimese müügi. Ja reaalselt ma ei räägi seda, et see on lihtsalt nagu müümine, vaid pigem see on nagu see, et inimeste aitamine, sest sisuliselt iga kuu ma aitsin sellel tüübil kokku hoida $150 iga kuu. See teeb aastas mingi pea $2000 aastas. Lihtsalt tänu sellele, et sa vahetad põhimõtteliselt seda, kes sulle annab arveid, seda firmat vahetad. Tänu sellele hoiad kokku sama elektri ja power eest, hoiad kokku üle peaaegu $2000 aastas. Nii et sisuliselt ongi, me teeme inimestele ainult head. Nad ei tea seda ja nad tahavad seda, aga nad tahavad seda ja sa pead nendele selle maha müüa, sest inimesed siin on nii laisad, nad ei vitsi vaata kuulata sind. Et täiesti crazy asjanaga. Ma olen nii pikalt rääkinud, aga lihtsalt ma tahtsin hoida kursis selle tööga, mida ma teen, see on lihtsalt jõhker, aga täiega arendav, ma tahan seda edasi teha.
tahan õppida neid oskusi, sest need tüübid on täiesti fantastilised, kes teevad seda. Ja ma tahan lihtsalt jõuda. Oh, hey! Awesome! Crazy people! You're from where? Australia! Estonia! Come to Australia! Yeah, easy! Hey, $30. Thank you. Have a nice one. Bye. Crazy people. Awesome. Aga jah, ma ei tea, ühesõnaga väga lahe. Ei, tänud küsimast. Mul läheb väga hästi. Sest ei kujuta ette ka. Jah, davai. Tšau praegu. Väike update jälle. Arvake ära, kus ma olen. Kus ma lõpuks olen.